ja minu suurim huvi oli see, kuna meil on just sellel nädalal tulemas lasteaeda juba 3 süürialast, kes on siis 2-aastased, 2 tükki ja 1 3-aastane. Et kuidas nendega toime tulla ja üldse, et kui neid peaks veel tulema, sest meil ju on tulemas, et kuidas neid kõige valutumalt integreerida meie haridussüsteemi, üldse meie ellu. Et lapsed on küll vastuvõtlikud, aga siin ma sain sellise väga hea arusaamise sellest, kui rahulikult on võimalik lapsi sellise 1 aastaga seda keeleõpet ja anda neile läbi selle keele ka ühiskonnast mingisugune elementaarne pilt. Et kuidas õpetajad seda tööd tegid, see oli ja väga oluline on seal, et kogu sellest haridussüsteemist ei tohi välja jätta perekonda ehk vanemaid. Ehk samal ajal, kui lapsed saavad sellise arusaamise ühiskonnas, siis on hästi oluline, et ka samal ajal tegeletakse aktiivselt vanematega. Ehk samal ajal, kui lapsed saavad sellise arusaamise ühiskonnas, siis on hästi oluline, et ka samal ajal tegeletakse aktiivselt vanematega. Et nemad oskaksid siis lapsega nii-öelda kodus kas vestelda nendel teemadel, et nad ise saaksid aru, et nad oleksid kohe kaasatud erinevates üritustesse ja veel oli, mille tähtsusest võib-olla ma siin rohkem aru sain, oli see, et nad kohe ka huviharidusse. Et nii täiskasvanutele, mitte see, et sa pead õppima keelt, sa pead käima tööl, vaid et sul peab olema ka mingi hobi. Et sa pead nagu selle ühiskonna teiste liikmetega kokku saama ja leidma endale mingisuguse tegevuse, et ta ei tunneks sellist eraldatust, et sa istud kodus oma 4 seina vahel, et sa ei julge nagu välja minna, sul ei ole tuttavaid ja sõpru, nii nagu meie pere on ilma kogukonnata täna, ta on täiesti üksi võõras kohas, et seda on nii raske mõista, et mida need inimesed tunnevad, et neid on vaja väga aidata. Lapsed on võib-olla natukene vastuvõtlikumad või kergemini isegi harjuvad, aga siin on hästi tähtis, et anda vanematele seda turvaline, siis nad suudavad lapsi aidata. Et see oli, siit tuli kõikidest nendest jutuajamistest hästi selgelt välja. Ja kogu nende päevade puhul oli hea, et me saime tervikpildi, et see oli väga hästi kokkupatud programm. Me saime aru, mis toimub haridusministeeriumi ehk riigi tasandil, mismoodi nähakse ette kõik see õppimine nii kohalikele lastele ja kuidas samal ajal selle kõrval nähakse ära ka seda sisserändajat, ükskõik on ta eestlane, me oleme täpselt samamoodi Soomes sisserändajad ju või muulased, meie lapsi me kohtasime ka Eesti lapsi, saime aru ka, kuidas nendega toimetatakse, kuidas neile soome keelt õpetatakse, kuidas neid sellesse koolisüsteemi integreeritakse nii-öelda, et meid on ju siin päris palju. On ükskõik, on ta venelane, et see ei ole ainult see, et me räägime täna Süüriast või Türgist, Türgi kaudu tulijatest või Afganistanist tulijatest. Et teine hästi oluline, mida me peame täna mõtlema, mis võib-olla meie haridussüsteemis natukene jääb vast puudu, on see tugisüsteem. Et me peame väga tõsiselt mõtlema täna oma tugisüsteemile. Et need lapsed, kes tulevad, need pered, kes tulevad, nende psüühiline tasakaal või nende läbielamised on sellised, mida me ei suuda täna lihtsalt mõista, sest me oleme elanud siin rahulikult, vaikselt omas riigis, meil ei ole selliseid läbielamisi ja seda mõista on väga raske, et siin tuleb kasutada spetsialiste, et neid inimesi aidata, et see on hästi oluline. Meil ei ole mõtet neile A-d ja O-d õpetada, kui see muu psüühiline taust on paigast ära. See nagu jäi mind ka siit pani mõtlema, et kuidas me peame oma tugisüsteemi täiendama, üles ehitama, lisajõude vaatama, et sellist abi pakkuda tulijatele. Ja täna me ei räägi ainult sellest ühest Süüria perest, meil tuleb ka Ukrainast, kes ei ole selle suure kella küljes, vaid nad lihtsalt tulevad hoopis teisi teid pidi, neil on siin juba mingi küll väike kogukond, aga ikkagi nad on täpselt samamoodi katki inimesed, kes pidid mingil põhjusel oma kodumaalt ära tulema. Nii et nende inimestega ja mulle meeldib siin selline süsteemsus, äärmine rahulikkus, et kõik see, mis meie ajakirjandus meid on nii-öelda püütud üles kütta, et oma
ma sisemiselt ma arvan, et nad on inimesed ja neisse tuleb suhtuda kui täiesti inimestesse, kes vajavad täna abi. Nii nagu vajasid meie sõjapõgenikud omal ajal abi, vajavad nemad täna abi. Et tulebki nii suhtuda nendesse. Et mina olen hästi rahulik täna. Mul oli seda vaja, sest et minu tööülesanne ongi täpselt need esialgu need 3 last ja need mõned, kes on meile teisel viisil tulnud meie haridussüsteemi nii-öelda sisse sulandada ja siit ma arvan, et me saime endale vajaliku pagasi, et sellega toime tulla. Võitmast. Väga hea. Te olete, ma